Tere! Kas teete midagi? Ja kas sa tahaksid midagi teha? Siis tulge ja tehke minuga selline kastike, selline kandik või kui soovite, korraldaja. Aga algselt oli see mõeldud õllepudelite ja purkide kandikuks. Sellest lähtuvad kõik mõõtmed, kuid samal ajal selgus, et seda saab kasutada ka väga universaalse kastina. Nagu näete, on siin ühes mõned tööriistad ja see teine toimib meie suvise söögitoa, söögiriistade korraldajana. See kast on juba mitu aastat vana. Tegin seda tegelikult jääkidest, sest mulle tuli hulgilaost plaadimaterjal, mis oli vaheldumisi sellise erilise plaadiga midagi, MDC ja puitküpplaadi vahepealset. Selline kerge, üsna karvane ja pehme. Nii et nad jätsid selle mulle siia, et ma selle ära viskaksin või põletaksin. Ja ma kasutasin seda muuhulgas just selle kasti jaoks. Kui see siis lihviti ja lakiga kaeti, muutus pind üsna tugevaks ja kasutatavaks. Ja tol ajal tegin need ühendused spetsiaalse freesiga, mis on mõeldud sahtlite jaoks. Ja siin tuli see kasuks, sest see vormitud ühendus hoiab liimimise ajal hästi paigal. See ei libise laiali ja tänu profiilile suureneb ka liimitav pind, mis tõttu on ühendus kokkuvõttes tugevam. Siis on siin see teine kast, mis on palju uuem. Selle tegin suhteliselt hiljuti, reportaaži jaoks saatesse Redipit ka Loskutka. Ja selle tegin juba Tisleri tööde männivineerist, arvates, et see on 12. Siis avastasin, et see on tegelikult ainult 10, mille paksus on tegelikult umbes 10,4. Ideaalne oleks, kui see oleks 12. Need ühendused on siin 55 kraadi all kaldu ja seal on kasutatud lamelle. Muidu on mõlema nende kastikeste põhi tehtud samamoodi. Seespool on ümberringi freesitud või täpsemalt lauasaega lõigatud tsoon ja sinna on pandud põhi, mille paksus on umbes 6–8 millimeetrit. Need samad, sisemised vaheseinad jälle. Ideaalne paksus on 6, maksimaalselt 8 millimeetrit. Mis puutub sisemusse, siis siin tegin ma pikisuunalise vaheseina kindlalt paigale ja sinna lükatakse ainult ristsuunalised. Nii et teil võib seal tekkida kas 6 võrdseks osaks, jaotatud ruum või ruum, kus on 2 väikest ja 2 suuremat osa. Ja kui eemaldate mõlemad vaheseinad, siis tekivad sinna 2 ühesugust, pikisuunalist ava. Siin tegin ma seda juba veidi, teisiti tegelikult jälle natuke, lihtsamalt. Kogu see sisemine sisetükk on eemaldatav, nii et teil on kas 6 osaks jaotatud ruum või siis kogu ruum, saadaval, kui soovite sinna midagi suuremat paigutada. Ja tegelikult teeme samamoodi, ka selle kastiga, mida hakkame nüüd valmistama. Tahan teha selle samast vineerist nagu siin. Mul on see siin taga. Ja seekord ei taha ma ühendust teha kuidagi keeruliselt, vaid lihtsalt otse, ühendades need tüübritega. Seal tekib probleem, kui lõikate lauasaega soonepõhja jaoks, et küljelt on näha väikesed avad, mida kas võite pahteldada või kui need teid väga häirivad. Siis peate need sooned freesima ja mitte lõpuni freesima. Mõõtmed on kindlaks määratud. Kõrgus 30 sentimeetrit, pikkus 26 sentimeetrit ja kuna need küljed liimime otste vahele, siis teeme need 16 sentimeetrit laiad. Ja veel üks asi selle kasti kohta. Ma tegin seda lihtsalt mingist jäägist, nii et mul polnud palju valikuvõimalusi. Nii et mul õnnestus, et muster on siin külgedel horisontaalne ja siin vertikaalne. Kui te seda lakiksite, siis vineeri puhul poleks see üldse oluline. Kui sooviksite seda jätta nii loomulikuks ja see häiriks teid, siis peate loomulikult tegema teisiti. Soovitan, lõigata riba 30 sentimeetri laiuseks ja seejärel mahuvad need 2 otsa üksteise peale, nii et muster jääb samaks. Ja see sõltub muidugi sellest, kas lõikate riba plaadist, pikki või risti. Siis on teil muster horisontaalselt, ümberringi või vastupidi vertikaalselt, ümberringi. See sõltub juba teie maitsest. Mida me siis vajame selle valmistamiseks? Lisaks materjalile see tähendab 12 mm paksusplaati ja siis mõnda õhemat, 6–8 mm ja neid pulti vajame kõige paremaks, lauasaagi. Lõikame kõik osad välja, siis mõnda saagi, millega lõikame need kujulised. Lõiked, olgu see käsitsi tikksaag või sirgjooneline saag, lintsaag. See sõltub lihtsalt sellest, mis kellelgi saadaval on.
Mida täpsemalt te lõikate, seda vähem. On hiljem vaja lihvida ja piisab näiteks ainult liivapaberist või lihvimisriidest. Mõnel ümaral klotsil, kui aga ei lõika väga täpselt, siis on kasulik mõni võimsam lihvija, näiteks spindli oszillatsiooniline. Või võite teha nii nagu mina, et valmistate ainult ühe tükki, mille lihvite täiuslikult ja kasutate seda šabloonina. Joonistate selle, teisele tükile lõikate selle, umbes välja ja seejärel kopeerite algse täiusliku kuju. Laagriga lõikamisfreesi abil ning saate seda nii palju kordi teha, kui soovite. See on seda väärt, kui teete selliseid karpe rohkem. Nüüd ühendamise juurde. Kasutamiseks võtan selle tüüblite paigaldamise abivahendi Unimaxist. Ja ma palusin seda mitte ainult seetõttu, et see on selle kasti jaoks täiesti ideaalne, vaid ka seetõttu, et see on üks paljudest abivahenditest, mida Unimaxis otse toodetakse. Unimax on tuntud kui tööriistade ja töökoja autoteeninduse, rehvitöökoja varustuse poolt, kuid vähesed teavad, et see kõik algas kunagi ammu erinevate abivahendite tootmisega. Ja see tootmine jätkub tänaseni. Ma arvan, et see pole üldse tavaline, et sellisel e-poel on ka oma tooted. Seega tahtsin esiteks näha seda tootmist ja teiseks rääkida sellest ka Unimaxi omanikuga. Ja oled kindel, et see on juba kinnitatud, jah. Ma just kontrollisin seda. Ma kontrollisin seda. Kas me võime selle käiritada? See ootab. Kas see ootab siin? No näe. Nii, et ma võin. Tule, nii. Tulge see. Jah. Ja nüüd see roheline. Sirge roheline, eks? Sirge roheline. Kui see on veel pärast mudeleid. Ärge muresse. Kuhu see lendab? Seda näete. Ja ongi palju. Ja pikaajaliselt toodame. Tüüblite valmistamise seadmeid. See on püsiv. Ma ei saa aru, mida need puusepad sellega teevad. Jah, see lihtsalt müüb. Aastaid ja aastaid. Me oleme seda teinud näiteks 20 aastat. Sel ajal valmistas meie konkurent firma Amka. Seda turalumiiniumist. Ilus käsitöö, ilus töö. Ja loomulikult uskumatud kulud. Ja tol ajal võtsime me selle konstruktsiooni veidi teistmoodi käsile. Valmistasime tööriista, pressisime alumiiniumprofiili. Muidugi see ei ole sugugi nii lihtne, nagu võiks tunduda, sest see seade peab näitama teatud tasapinnalisust. Ja alumiiniumi tehases tuleb valmistada see profiil nii, et sellel oleksid vastavad geomeetrilised parameetrid, sest selle profiili kujuga taina väljapressimine. See on täpselt nagu sajandik, see pole probleem. Aga hoida seda tasapinda 65-6 mm seadme pikkuses on muidugi teatud keerukus. Seega see sõltub suhteliselt koostööpartnerist. Aga see on kena toode. Seal on palju täpseid puuritud auke, palju keermestusi. Kui vaadata, kuidas sellist asja valmistatakse, on see üllatavalt kiire ja minu jaoks on see lõikeparameetrite seisukohalt hämmastavalt kena, kui jõuliselt. See puurimisotsik materjali läheb. Nii et see on kindlasti tore näha otseülekandes. Mina isiklikult, kui terve patriot, hindan loomulikult sellist algatust. Ja arvan, et oleks hea, kui Unimax oma e-poes märgiks ära nende toodete juures, mida nad toodavad, olgu need siis tüüblite listud või massiivsed puusepatööpingid, samuti lihvimisrullid või ühekätised klambrid. Kas siis Tšehhi lipuga või näiteks valmistatud meie juures. Arvan, et inimesed, kes on minuga sarnase mõtteviisiga, reageeriksid sellele kindlasti. Ja üks nendest toodetest on just need tüüblite listud, mida toodetakse mitmes erinevas variandis, mis puudutab pikkust ja ka nende puurhülside läbimõõtu. See on tegelikult kõige väiksem tükk, millel on puurhülsid läbimõõduga 6 mm ja see on ideaalne just. Umbes 12 mm paksuse materjali ühendamiseks. Muide, see on serva jaoks mõeldud tööriist. See tähendab, kui soovite ühendada 2 tükki, leekujuliselt või ka otseühendusega. Aga kui soovite teha T-tüüpi ühendust, see tähendab serva, ühendamist pinnaga, vajate sarnast tööriista, kuid pinna jaoks. Seekord saame hakkama selle serva jaoks mõeldud tööriistaga, mis võimaldab meil puurida auke, nii serva enda sisse kui ka vastastükki. Nutikas on see, et puurhülsid on erineva pikkusega, olgu see serva või pinna jaoks, nii et saate puuril piirikuga alati samas kohas olla. Olen näinud ka tööriistu, mis on tehtud teistmoodi. Ja siis peate võib-olla omama 2 puuri erinevate piirikute seadistustega või 2 trelli, mis minu arvates pole eriti õnnelik lahendus. Siin on näha, et keegi on tõesti mõelnud.
Komplekti kuuluvad ka need plastkorgid. See on selline lollikindel, et saaksite sulgeda avad, mida te ei kasuta. Me kasutame siin sellel kaugusel tegelikult ainult 2 ava, nii et ülejäänud olen niimoodi sulgenud. Komplekti kuulub ka selline lihtne puuripiirik. See on tegelikult lihtsalt selline lihtne korpus. Koos kruviga, millel on 6 kantvõtti. See on mugav, kui piirik sobib silindrilise varre peale, aga halvem on, kui see satub juba spiraali peale, sest kruvi võib esiteks kahjustada faasi ja teiseks võib õhemate puuride puhul pingutamisel põhjustada puuri paindumist, mis siis hakkab viltu käima. Seega eelistan ma kui võimalik kasutada sellist kombineeritud puurhülsi või puuripiirikuid. Selle meetodiga teeme 2 vastasnurka ja siis peame piiriku teisele poole kruvima ning lõpetame ülejäänud 2 taas vastasnurgad. Kui kõik on puuritud, siis võime hakata liimima. Ma kannan kõigepealt liimi servade aukudesse ja löön need tüüblid lõpuni sisse, kuni liim hakkab nendest tsoontest välja tulema. Sellega olen kindel, et kogu tüübli ümbermõõt on kaetud ja et see on seal ideaalselt liimitud. Seejärel kannan liimi vastasolevatesse aukudesse ja kogu servale. Panen kõik kokku ja loomulikult on hea alla laadida. Ideaalne selleks on korpuse klambrid. Kui teil neid pole, võite kasutada mis tahes muid klambreid, kuid oluline on suruda just küljejoone teljal, sest kui te asetate selle kuugi keskele, siis võivad otsad painduda ja esiteks ei näeks see ilus välja ning teiseks ei mahuks sinna sisse, ka vaheseinad. Mis puutub sellesse pulka, siis võite kasutada kas pulka, nagu mina tegin, see on pärit mingist lastevoodist, konkreetne läbimõõt on 16 mm ja mõlemal. Juhul on see sisestatud pimedatesse aukudesse ja hiljem veel liimitud, et see ei pöörleks ja et see ka koos püsiks, sest õhema materjali puhul on siiski oht, et see võib välja kukkuda. Kui aga tahate kindel olla, siis võime seda natuke teistmoodi teha, nimelt puurida augud läbi ja kas teha pulk veidi pikemaks ning seejärel kinnitada üleulatuvad osad mõne tüübliga. Siis aga ulatub see muidugi külgedest välja. Kui soovite, et see oleks tasapinnas, siis lõikame pulga täpselt sama pikaks kui kast. Lõikame otsad, sisestame need aukudesse, liimime ja lõigatud kohtadesse. Liimime ning lööme sisse väikesed kilud. Need laiendavad seda ideaalselt, nii et see püsib suurepäraselt. Ja pärast liimi kuivamist lõigatakse see ära ja lihvitakse, nii et see on element, mis minu arvates näeb väga kena välja ja samal ajal on see ühendus äärmiselt tugev. Mis puutub sisemiste vaheseintesse, siis see on lihtne. Selle pikliku jagame kolmandikeks ja lõikame sinna poole peale soone, mis on sama lai kui materjali paksus. Ja me teeme sama asja stangede keskel. Paneme selle kokku, sisestame sisse ja kast on valmis. Ja lõpuks muidugi mingisugune pinnatöötlus. Võite kasutada kattelakki või jätta see loomulikuks ja lihtsalt immutada seda näiteks õli või vahaga. See sõltub muidugi esiteks teie maitsest ja teiseks ka kasutusviisist ja kokkupuutest, samuti ilmastikutingimustest. Sõltumata sellest, millise ühendustehnika abil otsustate, sellise kasti või kandja valmistada leiate viited kõikidele nendele toodetele nagu tavaliselt video all kirjelduses. Aitäh, et vaatasite. Olge tublid ja tehke midagi.